Rapla vallavolikogu esimehe valimise hääletamistulemuste protokoll. Raplas 2. detsembril 2025. Rapla valla valimiskomisjon koosseisus esimees Ülle Eesik-Pärn, asemees, aseesimees Ants Soodla ja liikmed Katrin Kruusimägi, Anu Lillemägi, Marju Pajo ja Heiti Vaapra tegi kindlaks järgmised andmed. 27 Rapla vallavolikogu liikmest on kohal 26 volikogu liiget. Nendest said hääletamissedelid 26 volikogu liiget. Rapla vallavolikogu esimehe kandidaadina oli kandidaatide nimekirja kantud volikogu liikmed. 1 Hannes Vald, number 2 Rene Kokk. Valimiskasti avamisel oli kastis 26 hääletamissedelit ja nendest kehtivaid 26, kehtetuid ei olnud. Hääletamissedelile kantud volikogu liikmed said hääli järgnevalt. Hannes Vald 16 häält, Rene Kokk 10 häält. Salajasel hääletamisel osutus Rapla vallavolikogu esimeheks valituks Hannes Vald. Allkirjad. Kas keegi soovib esitada kirjaliku protesti hääletamise korraldamise või hääletamistulemuste kindlaks tegemise kohta? Paistab, et ei soovi. Seega allkirjastan valimiskomisjoni otsuse, mille aluseks on siis hääletamistulemuste protokoll. Ja Rapla valla valimiskomisjoni otsus 2. detsembrist 2025 number 7. Rapla vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlaks tegemine. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 44 lõikest 3, paragrahv 45 lõikest 5 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvist 64 Rapla valla valimiskomisjon otsustab tunnistada vastavalt salajase hääletamise tulemustele Hannes Vald valituks Rapla vallavolikogu esimeheks. Otsuse peale võib huvitatud isik esitada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile 3 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Otsus jõustub allakirjutamisega. Alla kirjutas Ülle Eesik-Pärn, valimiskomisjoni esimees. Valituks on saanud vallavolikogu esimeheks Hannes Vald. Palju edu ja jõudu. Sa panid ka? Ja selle otsuse allakirjutamisega annan sõna edasi vast valitud volikogu esimehele, kes juhatab istungit edasi, aga valimiskomisjonil palun hävitada hääletamissedel, nii nagu volikogu töökord ette näeb.